Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi? Siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere! Tänase saate külaliseks on AI juurutamise konsultant ja koolitaja, finantsvaldkonna praktik Kerlin Tiigemäe. Tere, Kerlin! Tere! Kes on 2 taskuhäälingu eestikeelse AI Powerment podcasti ja ingliskeelte siis Inside Finance podcasti saatejuht ja räägime sellest, milline näeb välja töötaja siis AI tööriistakast 2026 aastal mai seisuga. Täpselt, oluline märkus. Et siis kuidagi tundub ka siin iga poole aastaga tulevad mingisugused, mingid tööriistad jäävad, aga see on haipi juurde ja siis on vaja kuidagi orienteeruda. Ja siis kuidas seda teha kõike ka turvaliselt. Et siis turvalisus on küsimus, kuna finantsvaldkonna taust ja kui seal nii-öelda konkurentidele läheb müügikäive lekkima, siis on ju tegelikult halvasti. On. Just, aga võib-olla hakkame siis, võib-olla toomegi siis, kuna siis ka AI Powermentis ka edastad valdkonna uudiseid, et võib-olla siis räägime, et millised on sinu hinnangul sellised viimaste kuude siuksed kõige olulisemad uuendused, mis on meile siis kevade võimalused lahti sillutanud. Jaa, kõigepealt aitäh kutsumast, väga äge on siin olla. Tead, nende uudistega on hästi keeruline, sellepärast, et ma iga kuu lõpus, kui ma neid üritan kokku võtta, siis mul läheb nii kaua aega, et sealt neid filtreerida, et kuskile sinna poole tunni sisse mahtuda, pluss iganädalaselt, kui ma neid teen. Ja viimasel ajal ma üldse enda koolitustel ja konstitutsioonidel ka ütlen, et ära liiga palju muretse nende uudiste pärast, sest neid tuleb nii palju, neid pealkirjad on alati sellised, et vau, kohe nüüd kõik muutub, eks ju, viska kõik vanad minema. Aga mõned trendid ikkagi on, eks ju. Ja eks üldiselt on ka niimoodi, et kui sa oled, ma ei tea, ühe rakenduse peal, oled näiteks ChatGPT kasutaja ja siis tuleb Claude'il midagi uut või kuskil mujal, siis võid olla üsna kindel, et kui see on hea sisu, siis see tuleb tegelikult mujale ka. Aga mis siis need põhiasjad on olnud? Kõigepealt ühe, mis ma tooks välja, on kontekstiaken. Ehk see on see, eks ju, kui ma kirjutan midagi chati ja siis üks hetk ta hakkab mulle seal luulutama, ei saa enam aru või siis hakkab hallutsineerima. Seal on see maht, mis ma saan sinna korraga panna, on eks ju piiratud, seda nimetatakse kontekstiakneks ja siiamaani on ChatGPT'sse olnud kõige madalam. Ja Claude'il ka üsna madal ja täna on nad enamikel nendel suurtel mudelitel on 1 miljoni tokeni peale viinud see. Mis tähendab seda, et sisuliselt sa saad ikkagi nagu panna 500-800 lehekülge sisu korraga sinna ja ka need vestlused, mida sa pead, saavad minna pikemaks, eks ju, põrgata on, tead strateegiat, igasugu muid asju ja see on päris märkimisväärse võidu tegelikult olnud sellest, et sa saad nii-öelda palju rohkem süvitsi minna. Ja siis, muidugi oluline on see, et sa ise annad talle tausta, aga ma arvan, et see mängib rolli, ehk seal ei ole enam seda suurt eelist, mis oli Google'i Gemini'l, mis oli ainukesena 1 miljoni peale, et kui sa tahad suuri faile töödelda, et siis mine ainult Google'isse. Enam ei ole, eks ju, nüüd sa saad seda kõikidel teistel teha. Et kuidagi kogu aeg kopeerivad üksteiselt ühel või teisel viisil, täpselt, kes midagi leiutab. Et seal on absoluutselt see, et isegi kui sa mõtled, üliäge, ma tahan testida mingi uus funktsionaalsus, küllap ta tuleb. Võib-olla ta ei tule kohe, eks ju, selles mõttes, et selle miljoni peale Google on minu meelest juba üle aasta kindlasti olnud miljoni tokeni peal, mis tähendab seda, et neil läks ikkagi päris kaua aega. Aga teised asjad tulevad ilmselt kiiremini. Näiteks aasta algusest on meil Claude'il Cowork, eks ju. Selline eraldi funktsionaalsus lisaks sellele tavachatil on see, et ta saab su arvutis möllata. Jälle palju riske, eks ju, kui me võime riskide teemal ka sellest rääkida. Aga nemad olid siis esimesed, mis pakkusid seda võimekust, et nüüd lase mind kaustal ligi, ma ise salvestan sinna faile, ma ise loen neid faile. Ma ei tea, alates sellest viimased uudised ka, et videopodcastide puhul pane sinna kausta ja lase Claude sinna peale, las ta ise lõikab sul need tööd ja pausid ja kõik asjad välja ja teeb sul video valmis. Pean tunnistama, ma ei ole seda testinud. Ma lasin tal üks päev võtta ühest koolituse videosalvestusest slaidid välja. Niimoodi, et slaide ei jagatud, siis ma lihtsalt tahtsin neid ilusamaid või nagu põnevamaid kohti sealt esitlusest. Ja ütlesin, et võta mulle ekraani pildid. Sai hakkama. Käis läbi selle video ja saab hakkama.
aga kui täielikule siuke poolvõhikule selgitada, et mis see Coworki nagu catch on või võrreldes siis, ma ei tea, seal Geminite või Copilotitega. Eks siis tavaline chat vahet ei ole, eks ju, on ta sul Claude või ChatGPT või Gemini, tal on niimoodi, et kui sa annad tal mingisuguse ülesande, ma ei tea, kirjuta mulle mingi tekst, eks siis ta üldiselt annab sulle teksti sinna samasse vestlusaknasse, sa võid talle öelda, et anna mulle see väljundina näiteks Wordi või nüüd tuli uudis just see nädal, Gemini hakkab nüüd ilusti neid Google Workspace'i faile ja kõiki neid asju kohe pakkuma sulle ja PDF ja kõiki muid asju. Ehk siis sa saad talle öelda, et palun võta või anna mulle siis ekspordina näiteks see fail, aga ikkagi ta teeb sul ühe tegevuse kaupa, eks ju, seda ülesannet, mis sa talle annad. Nüüd Cowork on siis see, et ma saan talle justkui mitu sammu anda, ma saan ka öelda, vaata, siin kaustas on kõik minu arved, eks ju, loe kõikidelt arvestelt sisu välja, pane mulle kõik ühte Exceli faili, teegi mulle sinna samasse kaustas Exceli fail. Eks mul ei ole vaja uploadida, downloadida kõik need asju sinna vestlusesse, ma lihtsalt annan ligipääsu talle sinna kausta. See on juba väga hea use case näiteks ostujuhtidele, ostuarvete kulude analüüsiks ja nii edasi, eks. Näeme kulusid taga ju. Ja neid faile on alati palju, eks ju, ja muidu on see, et sa pead neid alla laadima ja siis üles laadima, ükshaaval seal ChatGPTis nagu menetlema, aga nüüd sa pannad nad kõik korraga. Ja Claude tuli siis täiesti esimesena välja, kohe üsna pea tuli Microsoft sama uudisega, ütles, et Copilot Cowork on ka olemas. Microsoftil on muidugi vahva see, eks ju, et neil on kõigepealt siis see sinna Frontier programmi, ehk siis kui sa oled liitunud nende sellise, ma ei tea, eesrindlike testijatega, eks ju. Early adapterid. Täpselt, early adapter, väga peen sõna, eks ju. Ehk siis nende sükeste varajaste entusiastidega grupiga, et siis sa saad, aga enamik ettevõtted ei ole, eks ju, siis seal on ikkagi turvariskid ja need ei ole täis valmis lahendused, aga sealt juba saab sellegi, aga ega me tegelikult ei tea, millal see laivi tuleb. Ja sealt mind tegelikult veidike närvi ka, eks ju, vaata, et uuendused tulevad alati niimoodi, et meil tuleb nüüd Copilot Cowork, hakkame kasutama, see pole veel kättesaadav, eks ju. Ja siis, kui ta tuleb kättesaadavaks, siis ta tuleb USA-sse, eks ju, ja siis ta mõni hetk jõuab Euroopasse, sest Euroopa Liidus GDPR, igasugu muud tingimused, nad ei taha siia kohe tulla. Nii et täna on ta siis Claude'is kättesaadav, aga mul on üsna kindel, et küll ta tuleb nagu õige pea ChatGPT-sse ja OpenAI ei saa alla jääda ka selles osas. Et selles võttes võib-olla see tunnetus on, et kui siin, mul vähemalt siin Glen Pilvere käis sügisel või talvel käis külas, et siis oli nagu see agendi töövoog oli selles mõttes nagu siuke hea teema, et kes siis agente siin kuuletas pole kasutanud, et mina koolitan agente kui pesumasinaid, ehk sul on nõudepesumasin ja sul on siis, eks ole, riietepesumasin ja et sa ei topi oma riideid tavaliselt nõudepesumasiinasse pessu ja sa ei topi nõusid riietepesumasinasse, aga agendid on just nagu eraldi pesumasinad või kas või röster. Nad teevad nagu selle nagu ühe rongi sõidu Tallinnast Tartuse Elroniga, teevad selle nagu selle otsa ära, aga et just see Cowork ja asjad on ja siis tee seda ja siis tee seda ja siis tee seda nagu uut tüüpi, võrreldes selle ühe peatuse kaupa. Täpselt. Ja selle sama Coworkiga sa saadki neid agente üles seada, sest vaata varem oli ka, need agendid on ju olnud terve minast räägid hästi palju agentidest, aga see ikkagi pidi päris nagu tehniline olema, et seda tööle panna. Nüüd selle Coworkiga ma saan, seal on ka siuke funktsionaalsus nagu live artifact, ehk siis, et ma ütlengi talle, et iga, ma ei tea, esmaspäeva hommikul mine loe minu Gmailist, et tal on seal connectorid, connectionid, ühendused enda näiteks meiliga või kalendriga, tee mulle terve minu nädala plaan, eks ju. Siis sa veel vaata, mul on selliste klientidega kohtumised. Nüüd mine otsisid kaustast nende klientide kohta materjalid, on ju, ja tee mulle memo veel selle kohta. Eks ju, sa saad hakata talle andma palju nagu põhjalikumaid, mitmesammulisemaid töövooge ja siis me juba räägime, eks ju, agentidest. Et väga paljud räägivad ka. Valmis tehtud agentide sinna kaasamine ka või ütleme seal valmis skillid, mis on seal siis cloudi poole peal pluss oma juurde nikerdatud agendid. Just, skillid ka veel. Skillidest jah, see on ka selline buzzwordid. Et ütleme, et siis osad saate kuulejad kindlasti poolvõhikud, et räägime siis nagu 10-aastasele lapsele. Skillid on... Tead, ei pea see 10-aastasele rääkima, ma arvan, et nagu väga paljude jaoks on see, et seda lihtsalt tulebki seda sisu nii palju juurde. Aga skill on võrreldes siis agentidega, mis sa oled endale teinud. Skill põhimõtteliselt nii nagu nimi ütleb, ta on mõeldud teatud
tegevuse või teatud omaduste määramiseks ja selle jällegi oli, minu meelest oli Anthropic jällegi esimene, eks ju, Claude'i nad tulid, nüüd nad on kasutatavad nii ChatGPT's, tulevad kohe Gemini's, tulevad täismahus ei ole veel Copilotis, ehk siis nad on põhimõtteliselt Markdown file. Markdown on nagu TXT või doc, ta on põhimõtteliselt üks nagu tekstiformaat, ta on lihtsalt universaalne. Ja meile kõigile me armastame, eks ju, doc-faile, sest need on Microsofti failid. Tegelikult AI jaoks on üli rasked ja keerulised, sest see on juba nagu keeruline süsteem. Ja Markdown on hästi lihtne, eks ju, tekstifail. Kõik nad oskavad seda lugeda. Ja see fail polegi midagi erilist. Eriline on see kontseptsioon, et nüüd ma ei anna seal samas chati vestluses AI-le seda ülesannet või tausta ja konteksti, vaid ma panen selle sinna faili kirja. Ehk siis ma tekitan nagu üldise, kõige populaarsemad on sellised nagu Claude MD või siis Claude'i Markdown file või noh, ükskõik mis mudel sul on, siis see on see põhijuhised, eks ju. Need on need, mida sa muidu tal ütled, et palun vasta minule otse koheselt, ole põhjalik, mina tegelen selliste asjadega, mind huvitavad need teemad. Ja nüüd sa annad talle selle samale Coworkile näiteks, annadki ligipääsu sinna sellele ühele põhifailile ja iga kord, kui tal tekib küsimusi sinu kohta, siis ta teab, et ta läheb vaatab sealt failist. Ta ei ole kogu aeg seal ligipääsus ühenduses, sest see võtaks väga palju seda sama konteksti mahtu, eks ju. Aga ta võtab selle siis sinna, kui talle tundub, et see on oluline. Ehk siis ta teab, mis skillid on. Ehk siis ühed on need omaduste skillid ja teised on tegude skillid, eks ju. Hästi palju näiteks ka finantsis, mida ma kokku puutun palju. See võib sul siis niimoodi, et sa annad LLM-is või siis AI-le nagu ülesanne, siis kaasad, eks ole, mitu skilli, et ma tahan, et nüüd finantsspetsialist ja turundusjuht korraga närivad seda probleemi. Jaa, üks asi ongi see, et sa ise kutsud, aga tegelikult mulle väga meeldib ka see, et AI ise teab, millal ta peaks seda skilli sinna võtma. Ta alati ei saa hakkama sellega, aga üha rohkem nad saavad. Eks see näide ongi näiteks sama finants, et ma teen mingit finantsanalüüsi ja nüüd ma ütlen, et kuule, aga tee mulle sellest slideshow ka. Ja siis ta teab, ta tahab slideshow'd, järelikult ma otsin üles, mul on tehtud PowerPointi skill. Ta teab, mis mu ettevõtte värvid on, ta teab, mitu slaidi ma teen, kui põhjalikult ma neid slaide koostan ja siis ta kutsub selle PowerPointi skilli on ju. Ja siis selles samas vestlus ma ütlengi, aga teeks sellest väikse mingisuguse turunduse klipi ka, eks ju, sotsiaalmeediasse või kuskil artiklisse. Või sisekommunikatsiooni klipi. Täpselt, sisekommunikatsiooni, täpselt. Ja siis ta vaatab, okei, sul on selline skill ka, nüüd ma tean täpselt, mis stiilis seda kirjutada. Aga seda ikkagi ju viskab selle nii-öelda enda pakutud nii-öelda cloudi poolse default skilli ette, sa võid seda mudima hakata edasi või sa pead nullist ehitama? Üldiselt, kui sa teed ikkagi enda personaalseid, siis tasub teha nullist, aga mitte nullist niimoodi, et ma nüüd võtan selle tühja faili lahti ja hakkan sinna kirjutama, vaid ma kasutangi Claude'i. Ehk siis ma olengi taga näiteks, eriti hea on see, kui sa ühe vestluse teed läbi, eks ju, kirjutame nüüd selle artikli valmis, ma olen rahul sellega ja nüüd ma ütlen, teeme sellest skilli. Sest Claude'i sees on skillide tegemise skill, eks ju. Skillide tegemise skill. Siis ta teab täpselt, kuidas seda teha ja sina ütled talle, võta nüüd kogu see meie vestlus aluseks ja tee sellest skill. Et see, ma ise olen siis Copiloti koolitaja seal Äripäeva Akadeemia poolel ja mis ma Copilotis nagu üllatusin, et nemad on nüüdseks sellise nagu skillide pilve kuskil 150 asja nagu täiega. Template'id siis. Jah, igasugu. Minu vaates ma kõigepealt vaatasin nendele otsa, et okei, nagu eelvormistatud agendid või siis nagu siis ChatGPT keeles eelvormistatud GPT-d, midagi sellist, aga siis kui ma vaatasin, et kuidas sa ehitad siis neid SharePointi seest nagu töövoogusid ja paned siis agendi järel nagu käima, et tegelikult nüüd me ütlemegi, et näed siin Frontieri poole peal on nüüd ka see nagu coworki võimalus nii-öelda betas, et tegelikult on ikkagi jah, see tundub jah, et vahekokkuvõtteks seal blogile võiks öelda, et kui ennem olid see AI asjad kuskil alg ja lõpp rongipeatused, nüüd on see, et tee palun seda, siis te seda, siis te seda, siis te seda ja tee seda iga esmaspäev ja nii edasi, eks ole. Täpselt. Sellised töövood on pigem see teema. Ja kusjuures, kuna sa mainisid neid custom GPT-sid, ehk siis mina kutsun neid AI assistenteks, et see on siis see, kus ma samamoodi annan talle juhised, et tee nüüd neid ja neid asju ja siis ma võtan selle assistendi lahti ja küsin ta käest küsimusi. Skill on tegelikult natukene sama, lihtsalt ta on veel universaalsem, ma saan üle erinevate rakenduste seda teha, ehk siis me
tõenäoliselt liigumegi vaikselt ja kui sa oled, eks ju, kuule, on teinud neid custom GPT-sid, see on väga hea, see ongi eeltöö selleks. Mina ka väga palju oma custom GPT-sid nüüd tõstan skill'ideks üle. Ja noh, ma arvan, et see ongi see siuke evolutsiooni osa, eks ju, et sa peadki kohanema nende üles. Ja noh, vaatasin jah, et Copiloti poole peal, noh, täpselt samamoodi, et sa võid selle noh, see terminoloogia jama, et noh, et assistendid olid siis, me üldiselt räägime nagu assistentidest, aga siis nagu Copiloti sees, nemad räägivad, agendid on need, mis on assistendid. Ja siis on mingi koolitad, assistendid, kalbriks, agendid, sulgudes Copilotis. Et oleks hästi keeruline. Aga noh, tegelikult lõppkokkuvõttes me ikkagi, noh, me räägime nendest pesumasinatest, et noh, viskad riiad sisse, teeb oma tsükli ära, lõpuni nagu selline tükikene, et võib-olla ikkagi need üksikud skillid jäävad ka ikkagi, noh, selles mõttes sinu nagu kohandatud instruktsioonid, et noh, tinglikult võib ka nagu skill nagu assistent ikkagi mõnes mõttes, aga noh, neid saab kombineerida korraga ülesande andmiseks või järjestik ülesande andmiseks, näiteks seal SharePointi töövoogudes, siis Office 365. Väga äge. Siis ütleme niimoodi, et võtame siukse 20 töötajaga tubli Eesti ettevõtte aastast 1998 Lõuna-Eestis mingi puittoodete tööstus. Ja siis, mis tundub siukene soovitud tööriista komplekt sellise, noh, siuke väike keskmine ettevõte, mis sul täna tundub selline tõestatud tööriistade komplekt, mis sa nagu tooksid lauale ja võib-olla siis nagu räägid nagu 10-aastase lastele, et mis see on ja kuidas töötab? Ja, no ilmselgelt üks keelemudel peaks olema, eks ju. Keelemudeli rakendus, on ta siis ChatGPT, on ta Claude, on ta Gemini või on ta Copilot, noh, üks nende 4 võiks siis olla. Neid on ju veel, eks ju, on Grok ja Perplexity, igasugu vahvaid. Ma kindlasti ei ütle, et need peavad olema nagu seal topis alati, on ju. Et vali üks nendest 4 suurest, sest siis sa oled ikkagi kuidagi eesrinnas nendega ja sa tead, et nad käivad kaasas. Ja nüüd see, milline neist, no seal sa pead siis vaatama enda natukene ülejäänud seda rakenduste pooli, mis sul on seal. Kui sa oled igatpidi Microsoftiga seotud, sul ongi kõik asjad korrastatud kenasti sul SharePointis olemas, siis tegelikult Copilot on päris hea variant sulle. Omadega pilvest nii-öelda ka. Täpselt. Just, turvapilves veel rõhutama. Just, ja sul on kohe vaikimisi, eks ju, see terve ettevõtte turvalisuse pakett olemas ja sa ei pea muretsema selle pärast, et kus on need andmed sealt liikuma hakkavad. Kui sa oled võib-olla natuke uuem ettevõte ja sa ei ole Microsofti peal läinud juba siis, kui juba Google oli populaarne, siis võtta Gemini. Siis sul on Google Drive, Gemini täna mulle tundub, et toimib näiteks just nimelt nendest otsingutest ja nendest nagu veidike parem Copilotist veel. Ehk siis, et ta leiab sul need failid, kõik asjad kenasti üles, toimib sul eesti keeles ka nagu täitsa adekvaatselt. Ja valin nendest 2. Ja nüüd, kui sul ei ole väga tugevaid tundeid, eks ju, mingisuguste platvormidega hoiad veel kuskil, ma ei tea. Ja see on Google Workspace versus siis kogu Microsofti pilvesüsteem. Noh, me räägime sellisest nagu 2 galaktikast on ju. 2 galaktikast. Aga noh, on ju ka väga palju neid, kes kuskil mujal platvormidel hoiavad oma faile ja sul ei olegi, on ju just. Et noh, siis sul on rohkem valikuvariante ja siis sa validki tõenäoliselt kas ChatGPT või siis Claude'i vahel. Täna ma ütleks, et selline universaalsem tööriist on ikkagi ChatGPT. Ta ka eesti keeles toimib täna nii-öelda vaikimisi paremini oluliselt kui Claude, aga noh, Claude on, ütleme nii, et võimekam selles mõttes, et kui sa tahad täiega minna süvitsi ja kui sul on neid analüütikuid või selliseid entusiaste, kes tahavad hakata koodi kirjutama, võib-olla sa tahad ikkagi ise mingisuguseid neid samu artifacts ja neid agente, kõiki neid asju ehitada, noh täna siis sa saad Claude'iga ilmselt kiiremini edasi. Nii et siin mul tekib võrdlus automaatkastiga Toyota Yarise Bolt Drive'ist, mis on nagu ChatGPT, siuke turvaline vajutad kaaspidur või siis siin Ferrari'ga, kellega sa võid noh, kiirus, eks ole, võid kogemata teelt välja ka sõita, kui sa võib-olla ei oska kasutada. Et seal on ikkagi see, et noh, ära mine kohe anna nagu tervele omale arvutile ligipääsu, eks ju, sest noh, üks hetk ta mõtleb, et aga eks sul ei ole kõiki neid faile vaja, mis sul siin kaustus on ja ta kustutab ära need, on ju. Et need ohud seal on. Nii et üks nendest keelemudelidest... Otsustab, et sul ei ole kõiki neid faile vaja, et teeme koristama. Võib-olla sul ei olegi. Mõistlik. Aga võib-olla mõningaid ikkagi oleks olnud, on ju.
nii et noh, ühesõnaga üks nendest suurtest keelemudelites võiks kindlasti olla. Ja siis sealt edasi, eks ju, kui sul on palju kohtumisi, sul on kliendid, mingisugused projekti kohtumised, asjad, kindlasti võtta mingisugune AI note-taker, ehk siis see, et ta istub suga seal koosolekutel, jällegi võtta Microsofti Teams, võtta Gemini enda versioon või see Google Meetist, võtta Zoomi oma või võtta nendest suurtest, eks ju, mis iganes sulle sobib, kõik nad saavad enam-vähem võrdväärselt hakkama, su eesmärk on see, et sa salvestud oma koosolekuid. Neid memosid sa saad teha sellesama keelemudeliga, siin ehitage oma memo skill näiteks. Ja see memo skill iga kord ütleb, et okei, näed, sul on selline projekti kohtumine, ma teen siukse memo sulle. Hästi sinu spetsiifilise, mitte sellise, nagu need rakendused ise teevad. Just. Aga kuidas sa koosolekul, lähed näost näkku koosolekule ja tahad seda konsenti küsida, et kui ma võin salvestada, et kuidas sul nende konsentide küsimuse, loa küsimusega on nagu läinud? Mul on päästjad olnud need, kes ta on täna kodukontoris Teamsis, ma ütlesin, et salvestage ja saatke mul pärast transkript, et see on nagu ütleme korporatsioonides, kus ma käin, eks ole, suurettevõtetes, et siis niimoodi, muidugi salvestus ja muidugi, meil meeldib salvestada. Mulle tundub, et ei ole probleemi. Eks see sõltub ka, eks minu kohtumised ka ettevõtetes tavaliselt on sellised nagu intro call'id, eks, et me läheme mingi strateegiast kohe seal nagu detailideni rääkima ja näita numbreid kõike seda, et seal ei ole probleemi, igasugu mingid laivid, koolitused, need on nii ehk avalikud ja lõppkokkuvõttes siis, kui sa juba oled nagu detailsemalt ja koolitadki või teed mingid nagu spetsiifilisi workshop'e, siis sul ongi tegelikult mingi enterprise lahendus, tegelikult kõigil neil on ka need ettevõtte turvalised lahendused olemas. Nii et tasub mõelda. Aga mulle tundub, et täna ikkagi enamik selles osas saavad aru, et see kasu on suurem, eks ju. Seepärast ma alati ütlen ka teile, et nii, teil on Copilot olemas, järelikult teil on olemas AI fassiliteerija koosolekul, mida te võite sisse lülitada ja te saate salvestamisega koos panete transkripti, saadab koosoleku kokkuvõtte, et selles mõttes, et ma vahepeal, vähemalt viimasel ajal igal teisel kohtumisel, kus ma käin, ma lihtsalt, et teed sellised võimalused olemas, siis nii äge, et nad osad ei olnud kasutanudki, aga maksavad kuutasu. No võt, et selles mõttes on jah. Ühesõnaga see nutikas note-taking, eks ole, koosolekutel, see on kiire võit. Täpselt. Ja ma arvan, et kolmas võib-olla on igasugune siuke visuaalne pool, et sõltub meile, tundub alati, ütleme finantsis mul ka palju on see, et ma ei loo ju mingit pilte ja asju, on ju. Aga sa hakkad mõtlema, tegelikult sa ju teed esitlusi, teed slaide, sa teed koolitusi, sa teed võib-olla mingisugust, ma ei tea, tutvustus, sul on mingi turundustiim ikkagi, eks ju. Või siis sa lihtsalt oled ise, nii nagu paljud krimsilmad, eks ju, teen kõiki rolle, olen nii-öelda brändisaadik ja kõik muud asjad, sul ikkagi on neid visuaale vaja. Täna eriti, eks ju, inimene tahab ikkagi seda visuaali. Kuigi just tuli uus LinkedIni vahemärkus, uus LinkedIni algoritm tuli, näiteks LinkedIn läheb jälle rohkem sinna teksti suunda, on ju. Aga ikkagi tegelikult enamalt inimesti meeldivad need visuaalid. Ja siis tasub mõelda, eks ju, kuigi need suured keelemudelid, näiteks Gemini, ChatGPT uus pildimudel tuli just siin viimase kuu jooksul, on ju väga head, nad suudavad teksti, igasugu infograafikud, mu lemmikud, kus sa saadki mingid nagu protsessioonised, kõiki asju visualiseerida palju paremini, kui need sul seal tekstis on. Nii et võta siis mõni selline ka endale, kui sa teedki rohkem disaine, eks ju, sul on mingi Canvad, Figmad, mis need erinevad variandid on, tasub ikkagi sealt ka midagi juurde võtta, jällegi sa saad seda efektiivsust, sa saad seda kiirust, võib-olla saad hoopis mingid uusi vaatenurki. Claude'il tuli välja Claude Design, mis põhimõtteliselt tahab ka Canvale varvastele astuda, jällegi kui sa lähed Claude'i peale, siis tegelikult sa hakkad ka seda suuremat ökosüsteemi saama, mis sa juba ChatGPT-ga said, eks ju. Ja isegi olen proovinud seda tasuta notebook LM-i ja sinna nagu erinevaid, see on ka niimoodi päevas mingis ulatuses nagu saad ja samuti, et tee sellest infost infograafika hästi võimsalt, umbes tahad terve slaidi jagu nagu infograafikat mingist teemast, et siis notebook LM-is nagu väga, väga kihvtilt nikerdab, kuigi ChatGPT saab ka hakkama tegelikult, tee pildina infograafika sellest jutust. Notebook LM on väga äge ja see võib-olla isegi oleks mul siuke 4. soovitus ka nendele, kellel on palju siukest
nagu siukest materjali, sul võtad mingi turuülevaated või võib-olla sa oledki väga siukses tootmises, kus sul on palju siukest tehnilist spetsiifikat ja see on see koht, kus sa saad visata väga-väga palju materjale sisse, igasugu PowerPointe, PDF, YouTube'i videoid oma spetsiifilises valdkonnas ja siis sa küsid selle kohta ja lased seal ülevaateid teha, analüüsida ja selle hästi suur eelis on see, et ta otsib ainult nendest materjalidest, mis sa talle annad. Sest AI-ga minule, nüüd juba olen juba harjunud, eks ju, aga uutel kasutajal kindlasti tasub seda teada, et ta on ikkagi väga entusiastlik, eks ju, et kui ma ütlen talle, palun otsi mulle siit allikast, siis ta otsib sealt, aga lisaks ta otsib sul veel 3 allikast, sest äkki sa tahad seda ka, on ju. Ja ta alati ei ütle sulle, mis allikatest ta otsis, nii et seda tasub nagu meeles pidada, et ta ikkagi tahab sulle meele järgi olla ja siis ta tahab alati natuke rohkem teha. Võib-olla siin korraks astun sellest nii-öelda entusiasmi rajas kõrvale see turvalisuse poole peale, et kuigi mul tundub ka, et nagu, ma ei tea, Copilotis palusin ka pildi genereerida, eks ole, mingisugust, mingitest bulletitest või jutupunktidest mingi infograafika ja siis ma jäin see pildiga rahule, siis ma tean, et Notebook LM teeb nagu parema, siis ma lähen oma ettevõtte nüüd mingi konfidentsiaalse mingi müügistrateegia slaidi ehitama, et see on Notebook LM-i ja võib-olla isegi see, et ma seal sees teen, ei ole nii võib-olla paha variant, vaid mul tundub, et mis Microsoft on teinud üldiselt, on see, et vaikimisi ligipääs linkidele, dokumentidele ja üleüldse sisse logimine kogu nende ökosüsteemi on tehtud piisavalt keeruliseks. Kas AI juurutamine tundub teie ettevõttele vaevaline ning ei ole ka paigas AI juhtimist? Futuristi AI juurutamise teenus aitab ettevõtetel luua toimiva AI strateegia ja kompetentsikeskuse, koolitada AI kasutamist ja juhtida muutusi ning aidata tagada ka vastavus Euroopa Liidu AI nõuetele. Vaata lähemalt futurist.ee. Et siis mõeldes nüüd sellele Taavet Koljat võitlusele, seal ütles stiilis Microsoft on oma, eks ole, pilve, Azure'i pilve asjadega versus siis Google Workspace'i pilveruumiga ja siin võib-olla tekib tõesti kiusatus, ma ei tea, Copilotis proovisin oma mingi slaidi jaoks paluda pildi infograafika genereerida ja enda siin korduvalt ei jäänud rahule piisavalt, sa tead, et sa kodus proovinud võib-olla Notebook LM-i, sa teeksid seal parem selle ja siis sa tõstad äkki kõmaki oma mingi, ma ei tea, müügiprognoosi näiteks, tõmbad kogemata sinna siis Google'i nii-öelda kõhtu ja siis see küsimus ongi see, et kumb on siis nagu turvalisem, kas Google'i Workspace või Microsofti pilv ja üleüldiselt nagu küberturbespetsid, ma ei tea, sa võid siin prompti panna, aga seda Microsofti peetakse turvalisemaks, aga ma olen nagu aru saanud, et võib-olla mitte sellepärast, et nüüd, et kas Google'i serveritest midagi lekiks kuskile, vaid sellepärast, et ükskõik mida Microsoftis üles pannakse, et sinna ligipääsu tekitamine teistele on pigem keeruliseks tehtud, alates enda sisse logimisest, alates faili jagamisest ruumidesse, alates kõigele, mis sa tahad nagu jagada ja Google'il on vahepeal ikka niimoodi, et üsna lihtne on kahe taseme autentimise ta kontot üldse nagu teha, eks ole, ja siis kui sinu toredale müügiprognoosi slaidi infograafikale ja on pandud siis nii-öelda kolleeg, kellel on kehva autentimine nagu loeb, et sealt võib nagu edasi nagu rändama minna, kui ta arvutit keegi veel, mis iganes, on operatsioonisüsteem uuendamata ja keegi seal siis loeb edasi. Aga ütleme, mis su tunnetus on nüüd selles turvalisuse poole pealt, et kangesti tahaks erinevate tööriistada vahel lahedaid asju teha, et mis sa nagu turvalisusest klientide räägid? Jaa, tead, see on huvitav sellepärast, et on ka, eks ju, neid pessimiste, kes ka Microsoftis leiavad neid vigu ja ka seal on ju tegelikult lekkeid on, mõlemas on. Et ega selle vastu ei saa, selles mõttes, et lekked olid enne AI-d ka, on ju. Lõppkokkuvõttes on inimene seal taga, kes logib sisse või jagab oma paroole või paneb sinna 1, 2, 3 ABC parooliks, eks ju, ja see ongi väga häkitav, eriti täna, kus AI suudab neid miljoneid versioone läbi katsetada, eks ju. Minu soovitus on mõtle, eks see sõltub su ettevõtte suurusest. Kui sul on ikkagi juba vähega suurem ettevõtte, selles mõttes, et sul on töötajate andmed, sul on klientide andmed, sul on tooted, sul on mingid siuksed dokumendid, mida sa päriselt ongi sinu põhiväärtus, eks ju, mitte sa võib-olla lihtsalt
ei paku teenust, kus sul kogu info on su peas, vaid sul ongi tootejoonised, kõik muud asjad, siis tasub ikkagi võtta see Enterprise'i pakett. See vahe ei ole tegelikult hinna mõttes nii suur, eks ju, kui sa mõtled, mis see väärtuse sa saad turvalisuse, mida need Enterprise litsentsid... Kõikidel LLM-idel Enterprise paketid sellisel juhul või... No jah, aga kõike sul ei ole vaja, eks ju, vali ikkagi üks, mis on su see põhiline. Et kui sa võtad siis selle, mis iganes, nagu Google'i puhul Enterprise projekti või siis Cloudi puhul, eks ole, et see Enterprise level annab turvalisuse. Just. Ta annab 2 asja. Ta annab selle, et sul on vaikimisi välja lülitatud mudeli treenimine, ehk siis sa tead, et inimene ei saa kogemata panna sisse seda, et kuskile need andmed lähevad sinna mudeli kõhtu. Jah, siin ka, eks ju, räägitakse sellest, et nad ju lähevad sinna niimoodi tükeldatult ja keegi seda lõpuks kätte ei saa, aga küsimus on ikkagi selles, et kas sa nagu tahad või ei taha, eks ju, kas põhimõtteline küsimus ja ma arvan, et enamik ei taha, et need läheksid ikkagi. Ja teine on igasugune see nagu platvorm, sest kus seda infot hoitakse, sest me ju ei saa seda infot, see ei ole meie käes, see läheb selle ettevõtte kuskile serverisse, üldjuhul ta läheb USA-sse, eks ju, kui ma võtan selle Enterprise litsentsi, siis mul on vähemalt võimalik kaasa rääkida, et kuule, ma tahan, et see oleks Euroopa Liidu serveris, sest seda nõuab ka näiteks GDPR, on ju. Ja siis ma saanud teada, et okei, ta on auditeeritud, sest nad ikkagi väidetavalt, me ju ei saa kontrollida seda, aga ikkagi lepinguga, kus on kirjas, ma eeldan, et see on nii, on seal auditeeritud, et seal ei saa ka keegi sinna serverisse sisse häkkida, sest ka neid lugusid on olnud, kus kuidagi läbi nende samade konnektorite, kellegi, ma ühendan ära ennast mingisuguse väikse kellegi CRM-i teenuse pakkujaga ja siis häkitakse sinna CRM-i teenuse pakkujasse sisse ja läbi selle konnektori saadakse näiteks sinna suurde platvormi. Et nad ei, nii nagu sa ütlesid, aga Microsoftil on hästi kõrged piirid, eks ju, nad ei luba isegi suvalist validaad jagada sul ikka juba jagamiseks läbid nagu rägastiku, et täpselt, ligi pääseda. Ja kõik need ühendused, kõik need on palju keerulisemad. keerulisemad. Meelega tehtudki keeruliseks, on vaikimisi turvalisus. Ja sellepärast ma tõesti soovitan, et võta Enterprise, okei, ChatGPT-l on sul see business, sul on vahetasand olemas, teistel kõigil on see Enterprise, maksad natuke rohkem, aga sa ikkagi saad selle turvalisuse kihi. Kui sa nüüd seda ei tee, siis vähemasti palun veendu seda, et sul on see andmete jagamine välja lülitatud ja veendu või vaata, mida sa installid sinna arvutisse. Mul jätkuvalt, seda on jäänud vähemaks, aga ma ütleks, et võib-olla mingi iga 3. koolitusel, enne oli täiesti kindlasti igal koolitusel, aga nüüd ma arvan, igal 3. on see, kus keegi ütleb, aga vaata, miks minu ChatGPT vaade on teissugune? Ja see on sellepärast, et nad on läinud Google'isse, kirjutanud sinna ChatGPT, Google'is esimesed 5 tükki on sul sponsoreeritud, need on need, kus sul on logo peaaegu sama nagu see ChatGPT-l, eks ju, ja siis ta on mingi chat-äpp või chatbot-äpp, on ju. Siis teed sinna konto, veel hullem, sa paned sinna oma krediitkaardi andmed ja sa ei tea, see on juba läinud kellegi teise kätte kogu su info, ehk siis kohe kaart kinni, kohe kõik kontod kustuta ära, eks ju. Et need on need ohtlikud kohad, on ju. Aga see ongi jälle, miks ma ütlen, vali nende suure 400-st ja vali siis sealt see nii-öelda ettevõtte pakett ja siis loomulikult mina selles mõttes ütlen ka lõppkokku, et see on su enda turvalisus või see nii-öelda riskitase, eks ju, et millist riski sa oled valmis võtma, aga seal sa siis viid seda riski nagu kõige madalamaks, eks ju. Super. Võib-olla väga palju võimalustest rääkida, aga kus sa näid, kus siis AI on nagu siseprotsessides või tööriistadena, töövoogudes nagu jama tekitanud nagu sinu silma all, vaatadki imestada, ei ole võimalik sihukese torm, vaata, saaks natuke räägima, et otsustab valida ära kustutada, eks ole, sul näiteks, aga mis sa oled näinud oma silmaga imestanud, et ma arvan, et ongi 2 tüüpi sisud, ühed on need, kus pimesi usaldatakse AI-d. Ja see on päris huvitav, sest eks ühel juhul sa alustad, siis sa avastad, et oi, aga ei oska ju vastata ja annab mulle jama ja siis ma ei taha teda kasutada. Ja siis õige pea, kui sa jõuad sinna tasandile, et ma tean nüüd, mida ma küsin, ma tean, mis asju ma saan küsida, mida mitte, siis hakatakse usaldama. Ja siis on see, et aga AI tegi ju mulle selle ülevaate, AI tegi mulle sellise võrdluse mu konkurentide kohta, näitas, et neil on sellised käibed või AI näitas, et turul on planeeritud minu sektoris kasvu 15% järgmiseks aastaks, eks ju. Aga nad ei valideerinud neid allikaid. Ja siis sa teed mingid ärilised otsused AI pealt, mis on tegelikult lihtsalt masin, eks ju, mis on sul andnud mingisuguse sisendi. Võib-olla hallutsineerinud neid numbreid.
hallutseneerinud, andis sulle mingit valeinfot, mõtles selle välja, mida ta ka teeb, eks just, kui sulle küsib ta meeldida. käest väga spetsiifiliselt. Sa said dopamiinilaksu. Täpselt. Ja sina vaatasid, ta ju kiitis mind, ütlesid, nii hea küsimus. Geniaalne idee, geniaalne toode, geniaalne teenus, absoluutne. Kogu aeg ütleb ju. Ja siis, kusjuures, ja ongi, ja tegelikult ma olen ka näinud koolitust, kus väga nagu kiidetakse sellist kasutuslugu, kus et mul oli tehtud selline AI, ma ütlesin talle, et ole hästi kriitiline mu äriidee suhtes ja siis ma jõudsin selle AI-ga vestlusega sinna, et mul on jumala hea äriidee, aga tegelikult mitte ta jõudnud sinna, et ta äriidee paranes, vaid ta lihtsalt suutis AI ümber veenda, sest see on ka üks AI omadus, eks ju, et ta hakkab võtma sinu nagu stiili üle ja lõpuks ma nii palju nii-öelda suunasin AI-d, et ta hakkaski lõpuks kiitma oma äriideed, kuigi tegelikult see oli seesama halb äriidee. See tegelikult ei ole hea AI-kasutus, eks ju. Et see on, kusjuures ma arvan, et väga palju kes teenust arendavad ja et jällegi, et midagi kogu aeg anna allikad, kontrolli iga nagu selline äriotsuse tegemiseks number, nagu kus see tuli, eks ole, et jah. Ja siis oled saanud vastu, et miks ma siis üldse kasutan seda, aga mõtle, kui sa kasutasid Google'it, sa tegid käsitse seda otsingut ja ikkagi sa valideerisid neid allikaid, et nüüd sa lihtsalt selle otsingu osa automatiseerid ära, aga ikkagi palun valideeri. Statistikaamet on ka väga tore asi jätkuvalt Eestis. Statistikaametis oli ka kusjuures ju vist eelmise aasta sügisel millalgi oli suur draama ju sellest, et nad arvutasid, ma ei mäleta, kas see oli mingi liita ei osatud. Ja mingi inflatsiooni, mingi komponent oli nagu puudu ja täiesti nagu mingi 2 korda suurem number oli, mis oli täiesti nagu ebanormaalne. Seal ma arvan AI-ga midagi nagu seotud, lihtsalt oli numbrite valideerimises oli nagu protsess samm nii-öelda katki. Aga üks on see usaldatavuse küsimus ja teine pool, ma arvan, on tõesti need, kes juba liiguvad edasi, kes siis ehitavad neid agente, annavad sinna liiga suured õigused, kes vibe-code ivad. Mulle meeldib vibe-code imine, aga mulle tundub nagu päris ausalt, see vibe-code imise boom on ikka päris hull praegu ja see hype, eks ju. Igat asja ma vibe-code in, kohe saan valmis, kohe panen üles, annan kõigile ligipääsu. Ei kontrolli, kes siis see saab, kas ma login, mis mul seal koodis on, mitu API võtit mul seal on ja neid lugusid on ka, eks ju, kes siis saab neid API arveid, eks ju, 100, 500, 1000 eurot, kui sul on limiiti pole ja need on need koolirahad, eks ju, aga neid on tegelikult välis ma olen ka koolirahasid saanud igasugu asjadele. Mina olen ka. Täpselt. Aga mis sul tundub, et kuidagi, mis on, ütleme jah, et see vibe-koodimise asi jällegi, kuna me Futuristi enda taust on olnud ka nagu see UI UX disain, et siis ma kaega on selle poolt, et võib-olla näidisandmetega mingi teenuse kontseptsioon, sa ei anna oma, dešifreerid ja šifreerid siis nii-öelda, teed nagu näidisandmetega, et keegi saaks kokku viia sinu väljamüügi hindu, sinu, ma ei tea, mingisugused asju, et selle baasile kiiresti teenuse kontseptsioon kokku panna, aga ma olen näinud, et rong sõudab nagu siis rööbastelt maha, kui see kohe nüüd, põhimõtteliselt vibe-code asjad tehakse alguses teenusejuhtide poolt valmis ja siis justkui tõstetakse siis IT-osakonda juurutamiseks, nad siis koodi lahti paned seal kõik nii nagu vaja on ju serverisse ja siis käib kõmak ja siis tehakse see asi võib-olla mingi, ma ei tea, 50 000 eurost arendatakse üle korralikult igatpidi. Ja siis vaatad, et näiteks kasutajate peal valideerimine jäi täitsa nagu ära. Et see on nagu mingi asi, et teenusejuhile väga meeldis, kõigile väga meeldis, ettevõtte juhtkonnale väga meeldib ja igale töötajale väga meeldib, aga siis umbes, minu ema ei saa sellest teenusest aru. Et see on nagu üks ämber, kui astutakse, et siis on nagu abi jällegi kasutajakogemus audititest, nendel prototüüpide faasis, mitte 50 000 eurot hiljem programmeeritud mingi täispauk ise teenindusest, eks ole. Ja see on päris hea point tegelikult, sest ma olen käinud ka, kuna ma ütlen midagi, mulle meeldib ka vibe-code'id, ma ise olen ka erinevad projekte teinud ja ma olen käinud ka sükestel vibe-coding hackatonitel ja ma kuulen ka, kuidas startupi maailmas ka täna pigem ollakse seda meelt, et teeda valmis ja siis me vaatame, kuidas ta töötab ja siis me otsustame, et kas me investeerime ja kõik, eks ju, lihtsalt see kiirendab protsessi, aga täpselt, eks ju, et ära jäta neid olulisi osasid vahele, eks ju, et sa päriselt lähed kasutaja juurde, et mitte, et nüüd mul on see võimalus, mul on idee, mulle meeldib, ma teen ta valmis, tead, ma ei tea, kohe panen laivi, kohe lähen raha küsima. Jätan ärianalüüsi vahele, jätan teenuse disaini vahele, jätan statistika kontrollimise, et mille pealt ehitab sul teenuse valmis, sest kui see lähebki hästi, vaata, kui sa pead seda skaleerima, siis sa oled hädas, on ju. Et selles mõttes ma arvan, et sealt tuleb väga palju teenuseid, aga täpselt on palju, lihtsalt veel kord,
enda poolt nagu AI juurutamise konsultandina ka, et ikkagi et AI kasutamine tekitab väga kiiresti illusiooni, et sinu ideed on maailma kõige paremad ideed ja see, et ta abistab, ta on sul maailma parim sõber, eks ole, et ta ei vaidle kunagi vastu ja alati truu ja ütleb siuke koduloomaga konkureerib korralikult koeraga. Aga tegelikult tuleb kogu aeg need nagu andmeid nagu üle kontrollida, mille pealt need otsused tehakse, mudelid ehitatakse, et see on nagu mis asi on AI burnout ja shadow AI, et siuksed huvitavad sõnad tulid mul orbiiti. Jaa, kusjuures shadow AI ja shadow IT tegelikult on juba üsna niisugused vanad terminid. See on see, et inimene salaja kasutab enda mingisuguseid tööriistasid, mingid rakendusi ja ta ei ütle, eks ju, panebki siis su ettevõtte andmeid sinna sisse, sest tal on seal mugavam seda teha. AI-ga see on veelgi enam võimendanud tänu sellele, et mul on nüüd telefonis kõik need rakendused olemas ja paljudes organisatsioonides sul on ka telefoni tõmmatud su ettevõtte andmed, sest ma ei tea, Teamsit sa saad sinna ligi, on ju. Copy-paste emailist. Täpselt. Ja siis juhtubki see, et kui sa organisatsioonis seda kokku ei lepi, et meil on siuksed põhimõtted või meil on siuksed rakendused lubatud või need on keelatud, siis inimesed hakkavad kasutama. Sest inimene valib lihtsama vastupanu teed igal juhul, kes ei valiks, eks ju, ma ka valiks. Ja siis juhtubki see, et ta paneb seda sinna rakendusse, mida ta ei ole valideerinud, ta ei ole koolitatud ja siis juhtubki see, et see info läheb sealt kuskile liikuma, ta võib-olla teebki mingid valesid otsuseid, kõik need probleemid, mis me siin juba oleme kajastanud. Ja selle põhiline lahendus, mida mina alati organisatsioonis ütlen, palun leppige kokku need põhimõtted. Sul ei pea olema 5 leheküljelist AI strateegiat, sul ei ole vaja 10 lehekülge AI kasutuspõhimõtteid. Tee see üks one-pager, eks ju, kus sul on see on meie põhirakendus, neid sa tohid teha, neid sa ei tohi teha, neid andmeid sa tohid panna, neid ei tohi panna. See, et kas sul on seal taustal päriselt mingi andmehaldus ja kõik muud asjad, nendega sa saad liikuda edasi, aga pane need põhimõtted paika. See on nagu MyFitnessis on seina peal see saali hea korra one-pager, eks ole. Ja kui sa 10 korda sealt mööda käid, lõpuks ikkagi sa loed seda läbi seal, on ju, ja need jäävad sul meelde. Nii et jah, see on juba väga point, kus neid tasub inimestele meelde tuletada, sest ma olen ka olnud organisatsioonides, kus öeldakse, et et me eelmine aasta leppisime kokku ja siis ma lähen koolitama neid ja siis küsin, kes on näinud seda dokumenti või kes on lugenud. No, 3 inimest tõstab käe püsti, eks ju. Et sul ei ole mõtet ka sellist asja teha. Aga selle peale tasub mõelda. Ja teine on siis tõesti see AI burnout, mis on viimasel ajal päris palju tulnud teemaks, sest mida mina ka ju räägin ja mida üldse räägitakse. Meie eesmärk on inimeste aega kokku hoida, organisatsioonil ikkagi efektiivsust tõsta läbi selle, et ma annan need siuksed igavad tüütud käsitsi tehtavad tööd AI-le ja inimeste aeg vabaneb, eks ju. 90ndate alguses olid arvetipidamise blanketid ja siis tuli Excel. Justkui ja Excel hakkas arvutama tema eest. Hakkas arvutama ridu, ja läks palju kalkulaatoriga pid laskma nii, ja nüüd on uus hüpe. Aga siis oli probleem, eks ju, sest sa pidi Excelit õppima hakkama. Ja nüüd sul on järgmine probleem, et nüüd ma pean kõiki neid AI tööriistu õppima hakkama. Ja ma tean, et mul läheb võib-olla lihtsamaks, aga ma pean aru saama, mida kasutada, kus kasutada. Ja see on esimene suur samm sellel burnoutil, eks ju, sest organisatsioonid, mis vigu nad kipuvad ka tegema, on see, et nad võtavadki, viskame kõigile selle Copiloti näiteks, aga me ei koolita, me ei räägi nendest kasutuslugudest, me ei näita ette. Ja see on ka asi, mida näiteks mina organisatsioonides teen, eks ju, et istume maha, vaatame su töölauale, vaatame, mis sinule konkreetselt abiks oleks ja mis kasutusviis sellest Copilotist, eks ju. Ja see on üks pool ja teine pool just tuli hiljutine uuring Harvardist, mida ma täitsa usaldaks, eks ju, mis näitas, et inimesed tegelikult teevad rohkem tööd tänu AI-le, sest nad hakkavad tegema vaata neid keerulisemaid ülesandeid. Nad ei pea enam tegema seda copy-paste'i, kus sul tegelikult pea puhkab, eks ju, ja sa teed nagu lihtsaid ülesandeid, vaid nüüd ta peab tegema analüüsi, nüüd ta peab mõtlema sisuliselt, nüüd ta peab mõtlema strateegiliselt. Ja see on väga paljude jaoks hästi nagu suur muudatus ja paljud ei tahagi seda teha. Just koos suurema, võib-olla isegi tippjuhid on mõnikord ka nimelt teinud, et stiilis, et ma ei tea, vähendame töötajaid poole võrra, on ju, et igaüks saab endale 2 rolli, kütab AI-ga, aga jällegi see koolitamine ja kuna Futurist ise siis pakub ka seda siis AI juurutamise programmi näiteks terveks aastaks, eks ole. Ja seal on ikkagi nagu teatud etapid, et kõigepealt on kaardistamise faasid, eks ole, siis sul on selline kompetentsikeskuse loomise faasid, siis on nagu sa ütlesid, et kuhu protsessi, kellele, mida oleks mõistlik doseerida, et siis juba kompetentsikeskuse inimesed nagu aitaks
et see ei ole niimoodi, et me nüüd vähendame töötajaid järgmine kuu poole võrra ja siis kõigile viskame koopaleti hambusse, ujuge ise, kuidas tahate, et see on üks asi, mis on nagu jama. Jah, ma olen väga nõus ja see minu jaoks on see hästi kummaline, kui ma loen ka uudistest kõiki neid ettevõtteid, kes siin ütlevad, et ai tuleb, me igaks juhuks koondame kohe mingi 30% töötajaid ära, eks ju, see on täna USA-s, Eestis seda ei ole, eks ju, aga küllap ta tuleb Euroopasse ka üks hetk. Ja siis sa mõtled, et okei, aga tegelikult selle organisatsiooni roll on ju tagada nagu pikaajaline jätkusuutlikkus, et ka need inimesed, kes alles jäävad, need jaksaksid ja tahaksid seda tööd teha, pluss kui need inimesed, kes alles jäävad üks hetk liiguvad ka edasi, kust see järelkasv tuleb, eks ju, kui me üldse nagu neid junioreid ei jäta. Et kuidagi natuke võib-olla mõnes kohas see natuke lühinägelik on see vaade. Ma vaatan ka, et nagu teenuste analüüsis, et ütleme niimoodi, et sul on ettevõte, kes on umbes enne AI ajastut toimetanud ja neil on mingid protsessid ja monitoorivad konkurentsi ja teevad uusi teenuseid ja nüüd on lihtsalt, mulle tundub lihtsalt, et konkurendid saavad võib-olla nagu kiiremini mingid teenuseid analüüsida ja püsti ja sina saad ka kiiremini analüüsida, et see võidujooks on pigem võib-olla nende teenuste nagu kiirelt ülesaamises, aga see sisuline pool, et seal kliendihaldus ja analüüsi läbimõtlemine ja logistika mingid teemad, et need nagu, et selles mõttes nagu per ühik ei kao, võib-olla see kiirus tõuseb, aga kiiruse tõttu öelda, et okei, nüüd hakkame AI pärast elu eest nüüd töötajaid vähendama, et mis point on tegelikult, et... Aga see on päris huvitav valdko või huvitav nagu mõte, kuhu me liigume tegelikult, sest just tegin uudiseid ka jälle, eks ju, eelmisest nädalast. Ma nüüd ei mäleta, milline see oli, aga üks Eesti suurematest IT-arenduse ettevõtetest, kelle juht ka mainis, et neil on juba neid olukordi, kus nad lähevad hankesse või lähevad pakkuma. Nemad ütlevad, et see töö võtab 300 tundi ja konkurent ütleb, et nad teevad seal 40 tunniga vibecode'ides ära. Ja nüüd on küsimus, et kui sul on tellijaks riigiasutus, siis nad ilmselt ei võta seda riski, on ju. Aga kui sul on juba väike ettevõtte, kui sul on startup, ta võtab selle riski, ta vaatab, kas 40 tunniga, mis ma saan, ma võin võtta ka selle kooliraha, eks ju, ja see on nii suurem, nagu suur erinevus. Ja tegelikult kõik need teenusettevõtted peavad hakkama ringi mõtestama, et mida nad siis tahavad teha, mis lisaväärtust nad loovad, kus siis nende see nagu pluss on, eks ju, ja see on päris põnev, mis hakkab ilmselt kogu teenusturul. Aga vähemalt meie siin vibecoodimise guru Kei Olbrei ka ikkagi ju ütleb, et kohe nad nagu privaatsed andmetega kontseptsioone teha ja kiiresti firma rauale nagu viia ennem kui sa avalikustad oma testrakenduse stiilis või et see käib nagu seal pannakse ikka turvalisuse teemad nagu paika kõigepealt. Et midagi lekkima ei lähe. Aga võtame saate kokku võib-olla siis kaasa veel, et võib-olla sellise 3 praktilist asja, mida sina annaksid kaasa, mida võiks kokkuvõtteks meie jutust homne päev nagu proovida. No ma alustaks siis, eks ju, sellest, me siin palju viimases plokis rääkisime, eks siis see turvalisus. Vaata üle, kas tead, mis pakett sul on, eks ju, kas sul on andmete jagamine lubatud, kui sa teed organisatsiooni asju, mine küsi, kui sa veel ei tea, on ju, küsi, mis kokkulepet on, kui ei ole, lepige kokku, eks ju, või ütle vähemasti, et pane see lumepall veerema, on ju, et sa saad selle pealt edasi. Siis teiseks vaata ja mõtle enda töölaua peale. Sa ei pea ise seda välja mõtlema, võta AI appi, eks ju. Ülihea tööriist Whisper Flow. Kuigi enamikes nendes suurtes keelemudelites sa saad mikrofoniga sisse rääkida. Whisper Flow on see, kus sa saad ükskõik mis rakenduses lihtsalt häälega sisse rääkida. Lülitad sisse, mõtle lihtsalt 2 minutit võid rääkida, võid vahepeal pausi teha, kusjuures kui sa AI-sse sisse loed, siis need pausid kipub sul kohe vastu hakkama rääkima. Aga sa ei pea päris ettevõtte andmetega, sa võid rääkida stiilis nagu pangoogi tegemise protsess tegelikult oma tööd. Ja tegelikult sa võid ka nagu organisatsioonis üldiselt, mis ettevõttest ja kõike seda ära pane detaile, eks ju. Aga küsi lihtsalt, et ma teen siukseid asju, sellised töövood on, kuidas sulle tundub, eks ju. AI puhul ka, kui sa küsid, et räägid umbes sellises sõnastuses, et vaata, mulle tundub, et ma teen siin halvasti või mulle tundub, et see on hästi, sa juba mõjutad, eks ju. Lihtsalt ole hästi neutraalne, ütle, ma kirjeldan sulle ühte protsessi, mis sa sellest arvad? Ja siis sa räägid nagu kolmandas isikus näiteks. Ja küsi, vaata, mis ta sulle soovitab. Hakka sealt pealt liikuma. Ja siis on lihtsalt see katsetamine, eks ju. Ära peale esimest negatiivset kogemust või teist või 3. negatiivset kogemust, ära viska kohe seda nurka. Mõtle, äkki ma saan natuke paremini ise sisendit anda, äkki ma peaksin konteksti juurde rääkima, äkki ma peaksin nende taustast rääkima.
ja kui sa juba katsetad ja juba sa oled, eks ju, teatud maal, siis julgelt vaata neid lisavõimalusi, eks ju, uuri Claude'i kohta, uuri skill'ide kohta, kui sa oled Copilotis, vaata, mis Copilotil pakkuda on, kõigil neil on tegelikult väga head kodulehed koos kõikide need uuenduste, rakendustega, jällegi, kui sa ise kõike läbi ei tööta, viska notebook'i LM-i kõik need lingid sisse, küsi, mis need on, mida nendega teha saab, ütle täpselt seesama, seleta mulle kui 10-aastasele, eks ju, räägi inimkeeles. Hästi palju on tõesti see iseõppimine. Täna ka kõik need edukad ettevõtted, ka startupid, kellega ma olen suhelnud, kes on sellised AI first või AI native, nad väga hindavad seda, kui töötaja võtab selle initsiatiivi. Just selline, ütleme niimoodi, et siis avatud meel ja AI positiivsus ja just selles mõttes, et tagataskus kogu aeg mõistad, et kas su pass on kaasas, et mis su andmetega toimub nagu enda vaates ja ettevõtte vaates. Ja, kas kellegi käsi on sul seal taskus su rahakoti juures või ei ole? Mitte saab veel šifreerida ja dešifreerida, sa võid oma asjade müügi infograafika, mingiks muuks asjaks šifreerida, et jah. Täpselt. Okei, aga suur aitäh saatesse tulemast ja siis tänases saates olid Andres Kosti Futuristist ja Kerlin Tiigemäe ja uute kuulmisteni. Lefa, tšau! Aitäh, tšau! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!